Järgmise 7 päeva jooksul me asume teekonnale, kus me hakkame võrdlema 2 ekstreemdieeti. Esiteks siis karnivoori dieet, kus sa sööd põhimõtteliselt ainult loomset. Eeskätt siis mingisugust liha, kana, kuid ka muna ja piima. Ning veganlus on täiesti vastupidine. Sa sööd kõike, mis on taimne. Kaunvilju, köögivilju, tofut ja muud säärast. Mis on minu meelest täiega naljakas nende 2 dieedi puhul on see, et nad mõlemad lubavad üsna sarnaseid asju. Sul on palju energiat, sa saad väga hästi treeniga tegeleda, kõik terviseprobleemid kaovad ära ja üldse nagu kõik oleks super hea, onju. Antud dieetide esindajad kiidavad neid taevani, aga me tahame näha, kui head need siis päriselt on. Teeme kivipaberkäärid ja otsustame ära, kumb siis kumba dieeti teeb. Kaotaja teeb karnivoori dieeti. Kivipaber. Okay. Kivipaberkäärid 1, 2, 3. 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 Mõelge tegelikult ka, kui raske on ainult liha süüa. Aga ekstreemdieetide üleelamine ei jää järgmise nädala jooksul meie ainukeseks väljakutseks. Paneme end ka proovile mitmesuguste testidega, et näha, kuidas need dieedid hakkavad mõjutama meie keskendumisvõimet, heaolu ning füüsilist vastupidavust. Ja nädala lõpus ootab meid tõeline väljakutse. 8-kilomeetrine takistusrada, täis higi, verd, pisaraid ja enesemotivatsiooni, et tõeliselt hinnata ekstreemdieetide mõju meie ürgsele suutlikkusele. Davai, olemegi jõudnud siia poodi, tulime Selverisse, sest meie arust siin on kõige suurem valik igasuguseid erinevaid lihasid ja valikut. Ja ka tegelikult vegantooteid on siin ju väga suur ja äge valik. Okei, ma arvan, mõtleks mingit lihtsalt salatikraami, saame teha mingi feta salatit, ei saa teha mozzarella salatit ka. Me saame teha kikerherne salatit, aga ma siit nüüd lihtsalt võtan endale kurki. Kuule, sulle seda oleks vaja steigi peale ju. Ma ei saa seda süüa, see on... Sa ei saa seda süüa. Maja, kas me palun võime selle väljakutse raames seda osta? Jah. Võimegi või? Ma olen terve elu osta seda süüa, aga ma ei ole kunagi raatsinud osta, nii et ma väga ootan seda. Nii, mul on nüüd värsked asjad ostetud, mis on peaaegu enamus mu toidukotist ja nüüd on mul vaja leida kuskilt ka valku, sest et värsked asjad väga pole. Ja minu meelest valgu toidust saamine tuleb ka minu suurimaid väljakutseid. Must sõstra proteiinisegu. Päris äge. Siit on nagu näha siis erinevad vegan kotletid. Nii, võtame ühed kikerherne kapsakotletid, kikerherne porgandikotletid. Tofu! Nii, ma arvan, ma võtan endale pehmet tofut, maitsestamata tofut, vegan juustud on ja kuidas pitsat teha? Vegan pitsa. See oleks äge eksperiment. Ma võtan. Salatile me saame panna juustu, mis on vegan. Jumalaga. Putid. Ma tulin endale piima võtma. 50 grammi valku ühes selles. Võtan ka endale paar tofukoukest. Nagu Mihkel elab reaalselt mu unistus. Nagu ma nagu täiega, iga kord, kui me käime poes, ma mõtlen nagu, võtaks nagu mingi tofukohukesi või nii lahe, mingi Alpro uus piim ja siis Mihkel nagu... Ei, meil ei ole neid vaja. Ja siis nüüd, kus me teeme YouTube'i videod, Mihkel saab neid kõiki asju ise süüa ja mina pean sööma lihtsalt mingit steiki, kuhu ma ei saa isegi rosmariini peale panna. Küüslauku ka mitte. Ja viimane asi, üks seemneleib mulle. Okei, Mihkel, sinu asjade valimisega läks nagu väga kaua. Ma arvan, et minu asjadega nii kaua ei lähe. Sest et sa ei saa ju midagi valida väga. Kuna mulle väga maitseb mozzarella, siis võtame mozzarellat. Ikkagi karnivoorid enamelt väga palju juustu ei söö. See on nagu erand asi, nagu, et ma võtan mingi mozzarellat, et nad söövad pigem vähem juustu, aga kuna ma olen algaja karnivoor, siis ma võtan ikkagi natukene endale. Nagu elus peab mingit nagu sellist naudingut ka olema. Kas iga päev steiki süüa ei ole siis nauding? Ja nüüd me leidsime siit munad. Võtame põdralihasteik. What? Väga huvitav. Proovime põdralihasteiki. Liivimaa lihavõisesteiki. Okei, ma olen kade. Põdrasteiki. Liivimaa lihavõisesteiki. Ma nagu armastan steiki. Siin on otsas toorpiim.
äkki võtame siis lihtsalt, ma ei tea, ökopiima või? Ja ma arvan, et võiks ka võtta mingit kohupiima pastat. Aeg on võtta võid. Okei, mul on mingid piimatooteid, mul on lihatooteid. Ma arvan, et on okei. Ma arvan, ma saan hakkama. Tere hommikust! Mina tunnen Carnivore Challenge'i osas ennast väga hästi. Ma olen mega elevil, et süüa mõnusat rasvast beekonit ja muna. Kas me alustame hommikut nagu õiged karnivoorid ja äkki ampsame väikse snäki? Hommikused rasvad käes, aga need ei ole minu viimased täna kindlasti. Hommikul võtsin ampsu võid just sellel põhjusel, et kuna karnivoorid süsivesikuid süüa ei saa ning me ei saa ka süsivesikutest energiat, siis on tähtis täiendada oma energiavarud läbi rasvade. Tere hommikust, minu nimi on Mihkel ja mina olen vegan. Võtan avokaado, puhastan tal leiva peale. Lisan voola pipart ning lükkan kokku kiire valgusšeigi. Ma ei ole teab mis ajast joonud lihtsalt piima, aga ma ei tea, täna tundub nagu õige valik. Ma tõmban nii jääkubikud piimadesse sisse. Mina veganina olin väga confused täna hommikul, mida ma söön. Ma siis tegin avokaado või leiba. Ma tahaks väga sul beekonit praegu süüa. Mikkel, miks sa nii tannäoga oled? Mul ei ole ammu nii halb töösessioon olnud nagu. Ma nagu pean ennast nagu väga tugevalt suruma. Ma panen endale 40 minutilise taimer enne, kui tavai ma vähemalt 40 minutit proovin nagu veits monteerida videosid. Ja lihtsalt 30 minuti peale mul on nii paha olla, mul kõht keerab mul, mis on nii naljakas. Äkki su kõhuke pole harjunud nagu värske kraamiga? Või võib-olla vegan dieet ei ole ka mingisuguse pulbri ja ma ei tea. Aga mis on äge, Maia, mis sa just enne ütlesid mulle? Et ma pole kunagi saanud nii hästi keskenduda. Ma olen 70% kindel. Et see, et mul nii hea keskenduda on lihtsalt placebo efekt, kuna ma olen kuulnud, et võt, kui sa oled karnivoor, sul on nii lihtne keskenduda, aga väga mõnus on olnud monteerida. Ma tahaks istutada oma taime ümber ja minna õue päikest nautima. Mis sa arvad, Mihkel? Teeme. Keskenduda oli küll mõnus, aga kohe, kui ma hakkasin natukenegi füüsilist tegevust tegema, asjad muutusid. Ma siin tegutsen õues ja mul on täiega tunne nagu kukuks kokku. Ma tahaks lihtsalt süüa nagu mingi iiluleiba. Asja, mida Mihkel sööb. Mina siis söön kikerherne kapsa kotletti, vegan toorjuustuga ja siis tofu kohukest. Oh my god, kui väga ma seda tahaks süüa. Aga siis ma sain aru, et ma pole päris kaua midagi söönud. Ehk siis läksin kööki, et valmistada endale üks mõnus steik. Muidu ma steiki küpsetaksin suht nagu suurel kuumusel, aga kuna me küpsetame teda võiga, siis me küpsetame teda madalamal kuumusel. Oppi! Okei, ma ei tea, kas ma küpsetasin üle või? Ei oota, tegelikult ta võiks selle roosa ikkagi. Maitsime. Maitselt on ta hea. Aga ma jah vist küpsetasin ta natuke üle. Natuke raske oli seda nagu ajastada, kuna ma pidin küpsetama nii madalal kuumusel. Muidu kärsab või ära. Ma täiega tunnen, et selle steigiga tuleb mul ka eluvaim sisse. Hüppame tulevikku. Nüüd me oleme jooksma. Ja tegelikult see ei ole lihtsalt mingi me oleme nüüd influencerid, kes jooksevad. Tegelikult see on palju tiipim. Tavasti ei käi jooksmas.
ei, mitte sellepärast, vaid sellepärast, et see väljakutse point ei ole näha, kas me suudame ellu jääda sellise dieediga, vaid meie eesmärk on näha, kui palju paremaks see dieet meie elu teeb ja kui palju ürgselt võimekamaks teeb see dieet meid kui inimesi. Jooksime natuke üle 7,5 kilomeetri hästi rahulikus tempos. Kuidas muidu tundus ilma süsivesikuteta joosta? Kuidagi tegelikult I guess, et oli stabiilsem, et tihtipeale on see, et kui jooksu alguses sul on mõnusalt energiat, jooksed värki-särki, siis jooksu lõpus sul on hästi väsinud, sa oled mega kurnatud, sa ei jaksa väga rohkem, aga nüüd oli see, et terve jooksu oli suht sama nagu raske. Mul oli siuke suht mase, no ei olnud väga nauditav jooks, ütleme nii. Miks see? Kuidagi nagu ebamugav oli joosta. Minu meelest see test veel ei näita midagi. Vaatame, mis on siis, kui me oleme seda dieeti järginud juba mitu päeva. Nii et kas hüppame tulevikku? Davai. Küll, davai. Ja kuna võimalus oli, siis käisime ka peale jooksu mõnusasti meres end karastamas. Õhtusöögiks tegi mina endale natukene juurvilju ja ühe slääbi tofut. Ning Maia õhtusöögiks oli paljas kanahakliha ja üks mozzarella pall. Piima joomine on täielik game changer. Kuigi mulle tegelikult väga piima ei maitse, siis ma tunnen seda mega magusat maitset selles piimas. See ei ole lisatud suhkurt, see on nagu mingi mahe täispiim, tavaline piim. Ma tunnen, kuidas see annab mulle elujõudu. Peale seda jooksu see on täpselt see, mida ma vajan. Ma tunnen tõesti, see on nagu mingi elueliksiir. No see tegelikult ongi, no vaat see on... Tere hommikust, ka mina jõudsin nüüd pool tundi hiljem ärgata ja vaatasin, mida me hommikuks teeme. Äkki tegelikult ma olen aus. Ma juba käisin siin külmkapi juures ja siis ma vaatasin ja mul pole õrna ja ma nüüd oma hommikusöögiks teen. Nagu mida ma siin tomatit või nagu brokolit või... Mihkel, tee endale võileiba, kus sa praed endale tofu. Ja vot, valmis ongi mu võileib. Proovime, kuidas on. See on väga teissugune. Seda on väga raske kirjeldada niimoodi. Nii, söödud. Nüüd ma oskan juba palju paremini öelda, kuidas see söök on, et juust oli äge. See pole nagu täiesti nagu päris juust, aga see on ikkagi mõnus, rasvane, sulanud täiega ägedalt. See mulle meeldis. Tofud oli ka okeilt välja. Salat oli nagu muru. Aga teate, ausalt öeldes mind see maitseelamus isegi nii väga ei huvita. Mind huvitab see, et kuidas ma nüüd fokusseerida saan. Sest eile, kui ma oma tavapärast hommikusööki ei söönud, siis ma ei suutnud üldse fokusseerida. Nüüd vaatame, kas täna läheb paremini. Tervist! Nüüd on kätte jõudnud see oodatud aeg, kus ma teen endale põdralihasteiki. See põdralihasteik näeb välja nagu iga teine steik. Pekki! Ma iga kord unustan siil lasta nagu mingi 20–30 minutit toatemperatuuril seista. Maitsestame selle steigi mõnusalt ära, paneme natuke pipart ka. Naljakas asi, mis ma panen tähele, on see, et enam mul ei ole sellist tunnet, kui mul oleks kõht tühi. Kui aja järgi mul võiks olla kõht tühi või midagi sellist, mul hakkab lihtsalt selline tunne, nagu ma veidike tahaks kokku kukkuda. Nagu selline hästi lightheaded tunne. Op. Oh my god, kui väga ma seda praegu tahaks. Ta on juicy, hea küpsusaste. Nagu ta on maitse. Aga ma ei tea, mul lihtsalt ei ole üldse selle isu. Jep. Täda 2 päevaga. Minust on sõna täielik piimaarmastaja. Imeline jook. Tšau! Ma nüüd räägin teile, kuidas mul läheb veganina ja samal ajal söön seda maagilist dragon fruiti. Kõik veganid räägivad, et neil on täiega energiat ja nad suudavad täiega hästi fokusseerida, aga ma ei ole ammu nii ebaproduktiivne olnud. Ma ei tea, võib-olla see dragon fruit aitab mind.
väga äge. aga nüüdsest ma proovin natuke rohkem tarbida toitu targemalt, süüa rohkem brokolit, värskeid asju ja sundida ennast rohkem tegema tööd. Võib-olla see on kõik lihtsalt siin kinni. On ikka äge, on ikka väga äge, jah. Minul keskenduda on väga hea, aga mul just olek on selline kuidagi ebamugav. Ja veits on ka selline iiveldav tunne, et täiega tahaks oksendada. Mul kuidagi see mõte lihast ajab täiega nagu südame pahaks. Ja siis veidike tekitab muret see 8-kilomeetrine mudajooks. Ma tegelikult kas midagi toredat ka arva? Käisime rannas, mängisime mu vendadega ukakat. Mul on tunne, et sul on praegu kõht tühi. Maial on täiega see, et kui ta on just söönud, ta on täiega rõõmus, ta on nagu tantsib, värkis, särki, on ju. Kui tal saab kõht tühjaks, siis ta ongi siuke täiega nagu rohkem väsinud, kui ta muidu oleks. Ma arvan, et mine teen talle üks steik. Mul lihtsalt see mõte steigi söömisest ajab südame pahaks. Seega Maia tegi endale kana ja tal oli hea. Ka minul läks vahepeal kõht tühjaks. Nii et mina otsustasin proovida teha vegan versiooni pasta bolognese. Selleks ma siis kasutasin pehmet tofut ning samuti lisasin brokolit, sest et ma olen ikkagi vegan. Seejärel lisasin tomatipasta, natukene tavalisi maitseaineid ning pasta. Aega ta võttis, aga valmis ta sai. Et proovime nüüd pasta bologneset vegani moodi. Kas te olete pigem need tüübid, kes puhuvad toidule peale või te pigem panete toidu suhu eest teete sellist asja? Mihkel! Oppi kui rõve! Mina ikka tavaliselt panen kohe suhu. Mu peas keerleb ainult üks mõte. Ma peaksin minema jooksma sellepärast, et pühapäeval on meil see muda jooks, mis on 8 kilomeetrit ja mida rohkem ma teen eeltööd ja treenin, seda lihtsam mul on. Siis, kui see otsus on tehtud, et vot, ma nüüd lähengi jooksma, see muutub palju lihtsamaks. Nüüd ma ei ole nagu kas ma lähen või ma ei lähe või mis nüüd saab, vaid ma lähen. Muidu ma võtaks täiega rahulikult ja jookseks sellise rahuliku tempoga, aga kohe, kui ma võtan tempot vähemaks kui praegu, siis see nagu 5 tükki on kallal samaaegselt. Nii et kiirem jooks, võtta koju, pessu. Mitte keegi ei looda peale jooksmist, et ta ei oleks jooksma läinud. Vabandust, et teid ehmatasin, aga see on Jakob, Maia vend, ning tema olemasolu on teil homme kasulik teada. Selline oli Maia-Liisi hommikusöök ning teie, kallid vaatajad, võite end valmis panna, sest kohe algab meistriklassi kokandustund. Tere päevast! Täna me teeme steiki. Mul on kaamera taga minu kallis vend. Bruh. Ja vaata, Jakob, sellega sa saad zoomida niimoodi, vaata, kui sa võtad siit. Siis saad niimoodi zoomida. Kaameraga zoomimise õpetamine oli täna Maia-Liisi esimene viga. Nii, minuti steik, ehk siis ta on nagu mingi veits tambitud ja nüüd maitsestame ta ära. Paneme kõigepealt soola. Kas mind on ka näha või? Yes. Nii, nüüd filmi mind. Ma zoomin välja. Või. Vaata, et mind ka näha, mitte ainult see mu käsi, eks ole, mu nägu ka. Ok, zoomime sisse. Mitu päeva sa oled seda teinud juba? Täna on 3. Vaata, et mind on näha. Yes. Ma täiega tahaks mingit sellist värsket mahlast asja süüa või kas või mingi viiluleiba või ma kõige rohkem tahaks mingit puuvilju ja aedvilju. Vaata, seda asja siin tahaksin mina süüa. Eile mul oli veidike kõht keeras, sellepärast ma pistin liiga palju piima. See piim oli lõuki nagu soojaks läinud veidike juba. Ma räägin loo teile. Ei, ära räägi. Ei, aga seda sa ei räägi. Miks? Ei räägi. Ma ei taha. Vaats, paneme hoopis tiigi peale siia. Tegelikult kuulge, natuke oli ikkagi vist zoomimisest kasu ka. See kaader on juba ju päris ilus. Ta on nagu ikka väga rare. Ai, see on hoopis legendary. Ei, mihtik tähendab. Mihtik. Mihtik on see nagu täiesti toores ja legendary on nagu kau ise. Igastahes järgmisena nad lükkasid selle Mythic steigi veel korraks pannile ja paar minutit hiljem oligi steik suhu pistmiseks valmis.
päris pikalt peab mäluma. Enam ei keri üldse selline juicy steak. Tahaks täiega lihtsalt sellist kuiva. Täis veldan nagu steiki süüa. Ma ei viitsi, ma pean ikka närima. Kas kõik on korras? Ei, ma ei suuda süüa seda. Aga ma ei suuda süüa seda. Ei suuda süüa seda. Nagu nii lihtne on öelda, just get over it, just eat it. Hei Angela, mina Maia siin, ma olen see karnivoor siis selles väljakutses ja ma tahtsin küsida sul nõu. Mulle üldse ei lähe liha alla, mul on kõht mega tühi, ma olen proovinud mingi erinevaid asju süüa, aga ma võtan 2 tükki liha ja ma tunnen, et kui ma edasi söön, siis ma nagu ketin selle kõik välja. Kuidas ma saaksin nagu edasi minna hästi ja igatahes äkki annad nõu, palun. Okei. Seni, kuni me kogenud karnivori nõu ootame jäime, proovis Mihkel aga mulle toitu isuäratavamaks teha, peites hakkliha juustukatte alla. Ning ma võin öelda, et see töötas. Kui te subscribe'ite, siis see teeb Maia enesetunnet paremaks. Väga armas Jakob. Okei, liigume edasi tulevikku. Paar tundi hiljem tegi Mihkel endale soojaks oma leftoverid ning mina olin saanud ühe kauaoodatud vastuse. Põhimõtteliselt me saime sellelt karnivoor Angeralt vastuse ning ta soovitas rohkem muna süüa. Samuti ta rääkis, et tema vahepeal vahustab alla muna valged ära või muna kollased ära ja siis lisab sinna mett. Ja siis mul tuli selline nagu heureka moment, et vau, mesi on ju loomne. Ma nüüd igapäevaselt ei hakka endale mett sisse jahvatama, et mingeid suhkruid saada. Aga vähemalt mul on nüüd see teadmine, et kui asi kisub väga kehvaks, ma saan lihtsalt natuke mett süüa. Aga praegu mul on lootust. Mul on usku endasse. Ma proovin anda ennast parima. Edasi me käisime väiksel väljasõidul ning jõudsime ka koju tagasi. Tere õhtust! Täna on ikka veel 3. päev. Ja ainuke mõte, mis mu peas keerleb, on see, mida karnivoor Angela ütles. Et ta sööb mett. Mul on mesi. Oh my god. Suhkurlaks. Tere tulemast 4. päeva. Minu hommikusöök on jälle muna ja peekon, kuid Mihklil on teile midagi uut rääkida. Nii, tere hommikust. Teate, nüüd juhtub 2 väga põnevat asja. Esiteks ma olen leidnud viisi, kuidas veganina teha niimoodi, et mul hommikud on produktiivsed ja see on see, et ma ei söö hommikul. Ärkasin kell 8, kell on saanud 1, nii et nüüd mul on aeg süüa. Ja see teine äge asi on see, et ma proovin ühte viral TikToki trendi ehk ma proovin teha arbuusi feta salatit. Mihkel lõikab siin seda arbuusi ja see lõhnab nii hästi. Lisame siia nüüd kastmeks natuke laimi. Kusjuures meie Instagrami jälgijad teavad juba tükk maad varem, mis meie eludes toimub, mis projektid meil hakkavad tulema. Nii et kui sa tahad meie eksklusiivset sisu, siis kindlasti jälgi meid Instagramis. Aga davai, proovime nüüd, kuidas on see kuulus feta arbuusi salat. Wow! Vot see on üks tõeliselt hea salat. Nagu see on kõik kuidagi nii mahlane ja nagu täpselt see asi, mida ma täna hommikul kreivisin. Aga rohkem juttu mul teile polegi. Mingi jälgige meid Instagramis ja näeme juba tulevikus. Nähes Mihkli elegantset lõunasööki tekkis mul ka tahtmine süüa midagi enamat kui lihtsalt muna või hakkliha. Seega ma otsustasin endale teha ühe mõnus omleti, kuhu sisse ma panen hakkliha ja peekonit ning muidugi lisan ka sinna väga palju juustu, sest juust tegi kõik heaks. No nii, kõrvale veel piim ja maitseme. Kuule päris hea. Juust teeb selle väga imeliseks ja üleüldse see on päris maitsev.
4. päeva õhtul ilmus aga meie hoovi üks selline veider punane kaubik. Te mõtlete, miks? Aga vot, ma teen vastust. Selle päeva hommikul ma mõtlesin, et täna ma küll ei soovi süüa mingit steiki, mingit loomaliha. Ma tahaks midagi värsket. Mis on siin värske? Mereannid. Igatahes appi tõtta see Selver, sellepärast, et siit metsast küll naljalt mingit kala ei leia. Tellisin juba valmis maitsestatud ning lõigatud lõhe, ehk siis see on väga lihtne lihtsalt lükata panniplaadile või grillile või kuskile ja küpstada ära ja saadki süüa imemaitsvat kala. Oi, kui hea. Oh my god, kui hea. Maia kala lõhnade peale läks ka mul kõht tühjaks. Seega ma lükkasin pannile kõik oma toitude ülejäägid. Ja tulemus oli tõesti imeline. 5. päeval algas Mihkli Clean Girl era. Ta tegi igasugu harjutusi, käis metsas jooksmas ning imetles seda imelist loodust. Kiire paus, et imetleda seda imekenat loodust. Lähme jooksime edasi. Samuti toetas vegan dieet väga hästi tema jooksmist. See jooks oli mõnus. Ma nagu lendasin läbi õhu. Tundsin nagu, tunne oli kuidagi nii kerge. Ma tundsin ennast nagu kits, kes jookseb niimoodi nagu. Nii, pesus käidud. Ja nüüd ma mõtlen, et veganid söövad palju rohelist, eks ju. Salatit, muru, mis iganes. Ma mõtlesin, et ma teen endale valgusmuutit, kuhu ma panen sisse piparmünti, spinati ja siis ühe avokaado. Samuti külmutatud banaani. Ma ennem ka ütlen ära, et mina ikka veel olen karnivoor. Täna hommikul sõin 3 muna, 2 tükki peekonit ja mul on suhtelist okei. See näeb tegelikult isegi päris hea välja. Väga solid. What are you doing in my swamp? Põhimõtteliselt mul on väike mure Mihkli osas. Ta on natuke nagu lõpetanud söömise. Sellel ajal, kui mina nüüd läheksin tegema endale lõunasööki, on Mihkel joonud ühe väikese smuuti ära. Miks sa ei söö? Mul on väga hea olla. Mul on nagu tõesti hea olla. Ma olen nagu täiega saanud fokusseerida. Mul kõht ei tunne nii nagu tühjustunnet. Kas tahaksite, et me proovime, kuidas on paastumine ja kas see on siis päriselt nii hea? Ma ei paastu. Maia ei soovi paastuda, aga mina tahaks küll proovida. Mina ei paastu. Kommenteerige, kui tahate. Ja selline on minu tänane lõunasöök. Põhimõtteliselt me filmisime siin just ühte shortsi. Tegin selle shortsi raames steiki ja mõtlesin, et arvatasime seda steiki ei söö. Mul on väga selle isu. Aga siis ma tegin nii hea steigi ja selle nii mõnusalt medium rare, nii hea maitsestusega. Ma ei tea, see oli mega hea. Ma sõin seda. Tere tulemast selle väljakutse 6. päeva. Hommikul me käisime oma kodu ligidal väiksel laadal, kust Mihkel leidis endale hommikusöögiks ühe saia ning mina ostsin endale hilisemaks hutimune. Mihkel mugis saia ning mina söön siin kohupimma koos väikse törtsumeega. Ma sain ka aru, et ma olen kindla peale käinud selle nädala jooksul liiga vähe jooksmas, et läbida homne takistusrada. Kuigi päev enne jooksu peaks olema rahuliku treeningu päev, siis ma pidin panema täiega. Just sellepärast, et tõsta oma enesekindlust ja näidata endale, et ma olen milleski võimeline. Kuidas oli jooks? Raske. Ja sa tegid jooksu ajal? Nutsin, sest sa tuletad endale meelde, kui väga sa vihkad jooksmist, aga sa ikka teed seda, sest ma ei tea, miks ma teen seda. Et endale tõesta midagi vist. Kätte on jõudnud 6. päeva õhtu. Ja nüüd me teeme teile kokkuvõtte, mis siis on meie elude juures muutunud selle dieediga. Meie esimene kategooria on siis keskendumine. Mina karnivoorina ma sain natukene paremini keskenduda. Sest esimesel 2 päeval nagu kohe üldse ei suutnud keskenduda, et kogu aeg oleks tahtnud lihtsalt midagi muud teha. Siis kui ma hakkasin oma hommikusööke sööma kella 12 ajal, siis kõik muutus, minu keskendumine läks täiega üles. Järgmine kategooria, mida me mõõta tahtsime, on meie heaolu. Kuidas sa tundsid ennast? No minu jaoks see nädal on olnud täielik rollercoaster. Siis kui ma sõin nagu tavaline inimene, kui mul läks kõht tühjaks, ma sattusin natuke nagu paanikasse, sellepärast et mu keha oli nagu viiu, söi,
otsas appi. aga nüüd, kus ma süsivesikuid ei olegi tarbinud, siis see on päris okei olnud. Ehk siis ma ütleks, et siin on olnud selliseid häid hetki, aga siin on ka olnud selliseid raskeid hetki. Minu heaolust rääkides, toidunaudingud on küll läinud alla. Päriselt. Isegi kui ma sõin need vegan kotletid ja kõik asjad olid väga maitsvad, mulle ikkagi liha väga meeldib, see maitse pärast. Aga samas mul on olnud väga kuidagi kerge olla, nii et see on nagu suur. Seda paljud taimetoitlased väidavadki, et sul on nagu nii-öelda kerge, aga ma ütleks, et ka mina karnivoorina saan väita, et mul oli selline kerge olek. Mul ei olnud sellist tunnet, kui ma oleks bloated. Ja meie järgmine kategooria on siis füüsiline võimekus. Aga sellega seoses, kas te mäletate, et homme on meil tulemas üks muda takistuse vere ja pisarate jooks. Nii et ma arvan, et sellest me saame alles rääkida peale seda jooksu. Davai, homme näeme. Söön kiirelt väiksed mangod ikka. Ja mina võtsin kaasa endale mõnusa asja kodust. Vesi! Tegemegi ära. See oli räige enesületus, aga väga vinge. Aga lähme nüüd asja juurde. Kuidas meie dieedid siis on mõjutanud meie füüsilist vastupidavust? Ma arvan, et lõpuks on see, et kui sa piisavalt pingutad ja trenni teed, siis ja enam-vähem normaalselt sööd, siis see on ükskõik. Mina tunnen täielikult ausalt öeldes, ütlen küll, et ma tunnen, et mul on lihtsam. Me tahaksime veel tänada Selverit, kes selle video on üldse teinud võimalikuks. Ja üleüldse, ma ei tea, ma olen nii õnnelik, et me selle ära tegime. Ma olen ka. Nii tublid olime. Täiega.